TV3 uudised jätkuvad ja jätkame siit stuudiotoolide pealt. Mul on hea meel tervitada siin Tallinna linnapead Peeter Raudseppa. Tervist! Päris omapärane koalitsioonilepe tuli, et 2 aastat teie siis on keskerakondlane. Et kas te loete ka juba päevi, et palju jäänud on? No minul pole tulnud lugeda. Eesti 3 või 4 suurema linnapeadest on täna pooled ametis, nii et kellega koos alustasime, pooled enam mitte. Aga see 2 aastat hakkab ikka täis saama, millal täpselt? 2 aasta täis saamisel on aega küll. Ja siis Riigikokku? Seda ma olen lubanud, et valimistel osalen ja sealt edasi on kõik juba valijate kätes. Kas see Tallinna linnapea koht oli siis selline hüppelaud nii-öelda suuremasse poliitikasse? Mulle pakub see tõsist huvi, pakub tõsist pinget ja tegelikult näen, et siin on olnud võimalik esimestel kuudel päris palju juba olulisi otsuseid ära teha, teatud otsuseid tagasi pöörata, mida on vaja olnud pöörata. No linnajuhtimisest rääkides, te olete arhitekte, linnaeksperte nimetanud, et nad on ideoloogilised, et see on propaganda. Mina olen ratsionaalne inimene ja ma ei saa seda vaadata ja taluda, kui tegelikult kulutatakse linna raha mõttetult. Ja võib-olla tegeldakse ka rahaliste liialdustega. Te olete väga vastu nendele linnaruumi ekspertidele, kes ütlevad, et lastesõbralik, jalakäija sõbralik peaks see tänapäevane linn ikkagi olema. Ma olen vastu sellele, et tehakse liialdustega projekte. Kui ühte tänavalõiku on võimalik üles ehitada või rekonstrueerida mitte 10 miljoni eest, vaid 3 miljoni eest, siis tuleb seda teha 3 miljoni eest ja vähe sellest, selliseid tänavaid tuleb siis teha 3 korda rohkem. See, et me teeme üksikuid üle mõistuse kalleid asju, see tegelikult meie linnaruumi tervikuna ei paranda. Linnaruum on ju piiratud. Ei ole võimalik anda kõigile piisavalt ruumi, kellegil tuleb ära võtta. Jah, ta on kahjuks piiratud ja sellel autostumisel on olnud ka oma põhjus. Selle põhjus on olnud see, et Tallinnas planeerimine, Tallinnas ehitamine on olnud väga kallis ja lastega pered, kes vajavad rohkem ruumi, on siit ära kolinud. Ja nad on kolinud lähivaldadesse. Ja see tähendab seda, et ühes peres on 2 autot ja nende 2 autoga sõidetakse iga päev selle lähivalla ja Tallinna vahet. Me peame ehitama odavamalt, me peame ehitama rohkem ja me peame ehitama rohkem südalinna. Aga millal tuleb Tallinnas aeg, kui ülekäiguradadel või kõnniteedel ei tapeta inimesi? Kas täna tapetakse? Küll on ülekäiguradadel alla jäädud, on kõnniteel otsa tagurdatud. See on raske teema, ma arvan, et see ei ole koht, kus saaks olla ideoloogiline, kus saaks nalja teha. No eksperdid ütlevad, et see ei ole ideoloogiline, kiirused alla. See on tegelikult küsimus, millega tuleb ka ristmiku, ülekäigu raja ja tänavapõhiselt tegelda. Ohuanalüüsid, kõik peab alluma sellele. Ega tegelikult ei ole meil täna ohutu ka mitte kõnniteedel, ei ole ohutu ka jalgrattateedel, sellepärast et sõidetakse elektrijalgratastega, tõukeratastega väga suurte kiirustega. Küsimus oli auto kohta, aga jätame selle diskussiooni hetke, kus on aega rohkem. Ma saan aru, et Riigikogu teid ootab mingil hetkel, eks siis ka seadustasemel annab midagi muuta. Aga tuleme nüüd natukene teid tutvustavate küsimuste juurde, mis meil on kõigile sel suvel olnud ühed ja samad. Lemmik Eesti ansambel või laulja? Läbi aegad on olnud Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing. Nende lugudes on jutustus. Milliste spordiala vaatate telekast, kui üldse? Korvpalli, jalgpalli ja väga palju autorallit. Kuidas iseloomustaksite end ühe sõnaga? Rahulik. Mis oli päris esimene töökoht, mille eest ka raha saite? Ma käisin Karjas ja käisin 2 suve koolipoisina koos oma naabripoisiga. Meil oli hoida 204 lehma. Hommikul algas tööpäev kell 7, lõppes õhtul kell 9. Telefon on teil autos, aga oskate meenutada, milline on viimane sõnum ja viimane foto teie telefonis? Üsna tavaline. Nimelt üks kolleeg saatis mulle foto ühest linnust ja küsis, mis lind see on. Nii et sõnum ja foto üks ja sama, aga mis lind see siis on? Me panime ka praegu ekraanile. Vastasin, et valgepuskklagle. Kas teie olete siis linnuekspert? Olen selle harrastusega tegelenud 11. eluaastast peale. Eks üht-teist on meelde jäänud, vahet teen välimuse järgi, hääle järgi ka. Aga mida teete, kui närv must ja stress kallal?
minu närv ei lähegi mustaks, et tegelikult tuleb selline olukord üldse ette ära hoida. No Isamaa suurim poliitiline vastane on praegu ilmselt Reformierakond, selle juht on Kristen Michal ja üks traditsioon meie saates on, et tuleb oma poliitilise konkurendi kohta öelda üks kompliment. Ma tahaks ütelda, et ta on väga järjekindel ja kindlasti ei lase ta ennast häirida väga paljudest niisugustest asjadest, millest teised inimesed laseksid. Õhtusöök mis tahes maailma inimesega, ükskõik elus või surnud. Leonardo da Vinci. Kas on midagi, mida te tahaksite osata, aga ei oska? No ma olen mõelnud seda, et olen lõpetanud keskkooli ja ega ma seal suurt midagi ei õppinud. Peale üldainetu ju. Tahaksin osata küll. Ma tahaks osata müüri laduda, ma tahaks osata keevitada ja ma natukene oskan ka ja olen proovinud ja endale sellised hädapärased tööd ära teinud, aga ma tahaksin seda hästi osata. Kas on mingi harjumus, millest te tahaksite loobuda, midagi, mis enda juures ei meeldi? Teinekord kohatine mugavus küll. Mugavus, mis mõttes? No mugavus selles mõttes, et jääd oma mugavustsooni või ootad, et mõni olukord ise ära laheneb või... No ma loodan, et mul õnnestus natukene teid mugavustsoonist välja tuua, anda väljakutset nende küsimustega, aga aitäh tulemast ja järgmisel pühapäeval tuleb siia stuudiosse juba taristuminister, reformierakondlane Kuldar Leis.